Emma Jõger siin koertekoolist Kratt ja sa kuulad Murekoera jutud podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemusi ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakkuda sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulamist! Milline võiks olla ühe reaktiivse koera treeningteekond? Ma mõtlesin, et ma jagan teiega täna siin oma Ronnikese lugu, sest et ei katsendada vahepeal, teda ei ole enam meie seas ja ta oli üks suur koer, mitte suur koer nagu ainult suuruse poolest, vaid ta oli suur koer oma hinge poolest. Ma armastasin öelda, et ta oli nagu 10 koera ühe koera nahas ja ma pean sellega siiamaani nõustuma. Mul on alati olnud väga sellised vürtsikad koerad, mulle väga meeldivad koerad, kellel on palju energiat ja kellel on palju igasuguseid krutskeid sees. Mulle meeldib neid probleeme lahendada ja mulle meeldib kõik see pool, aga see, kuhu tasandile Ronni selle viis, seda kohta päris harva, ma pean ütlema. Mis see Ronni lugu on, et kes teavad nii palju Ronnist küll, et Ronni sai mul võetud siis varjupaigast. Ta sai võetud mul spetsiaalselt selliseks väljakutseks. Ma otsisingi endale sükest natuke napakat koera, et õppida, kuidas probleemkoera treeneriks saada. See oli mul see eesmärk ja kui ma ta endale koju tõin, siis järgmise 24 tunni jooksul esimene kord, kui ma tutvustasin teda uuesti pärast varjupaiga territooriumil tutvustamist omal Meerale, teisele koerale, oli see, et nad oleks peaaegu omavahel kaklema läinud ja ma sain teada, et ma pean neid eraldama ja ma pean kõike nagu kuidagi nullist alustama. Aga see ei olnud kõik tegelikult. Ma mäletan, et kui ma Ronni olin endale koju toonud, siis need probleemid hakkasid kohe kooruma. Ma sain teada seda, et ta ei julge tuppa tulla. Ma proovisin teda meelitada igasuguste liha ja tükkide ja asjadega ja ta lihtsalt ila voolas niimoodi nagu kraanist voolas lihtsalt suust välja ja ta oli seal ukse peal, et ei, ma ei saa, ma pole kunagi toas käinud ja ma ei tea, mis see on ja ma ei saa tulla. Läks mingi 3 päeva enne, kui ma sain ta lõpuks tuppa tulema. Ta kartis, ta oli küll autoga meie juurde tulnud, aga peale seda ta oli veendunud, et auto on väga-väga ohtlik asi ja ta rohkem auto peale ei olnud nõus tulema. Aias olles ta reageeris kõige peale, mis mööda läks niimoodi, et ma mäletan, et ta reageeris ka meie peale, kui ta nägi meid aknast välja vaatamas mind või Meerat, siis ta hakkas meie peale haukuma ja ta jooksis ringi ratast ümber selle maja. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin, see oli see hetk, kus koos ma mõtlesin, et mis asja ma tegin, miks ja kas ma peaksin ta tagasi viima, sest et ma tundsin, et ma ei saa Meeraga isegi toa uksest välja minna, ma ei tea, mida oodata. Ja ma mäletan, kui mul mees läks veel tööle ära ja kui Ronni üritas lihtsalt nagu rampalk, ta jooksis lihtsalt peaga vastu väravat korduvalt niimoodi, et see värav paindus juba ja ma mõtlesin, et ta jooksebki lihtsalt pilbasteks meil värava, sest et ta läks nii paanikasse sellest, et Reimo läks ära. Õnneks mul õnnestus ta maha rahustada sellega, et ma nagu andsin märku, et keegi on veel kodus, aga siis ma sain teada, et tal on ka üksindusahistus. Kui tore, et neid muresid oli väga palju ja üsna kiiresti sain ma teada, et Ronni valvab kõiksuguseid asju, et kuni käbide ja puulehtedeni välja. Nii et kui ma Ronnit tahtsin treenima hakata, siis ma pidin minema päris algusesse kõigega. Aga mis oli minu jaoks hästi jahmatav oli see, et ma olin selleks ajaks juba päris palju koeri õpetanud. Ma olin Meeraga sõnakuulelikkuse võistlustel võistelnud, ma olin oma esimese koeraga ka mitteametlikult seda teinud. Ma oskasin koeri treenida ja ma mäletan, kui ma hakkasin Ronnile õpetama istumist. Ja ta läks lihtsalt täiesti endast välja sellest mõttest, et mul on seal käes üks maius ja tal hakkas lihtsalt mingi tatti lendama ja ta hakkas hüppama ja karjuma ja mu peale ja lõpuks mind hammustas. Ma tundsin ennast nagu maailma kõige lollim inimene. Päriselt ka, ma tundsin nagu, et ma ei oska mitte midagi ja ma olen võtnud mingisuguse koera endale, kes on suur, kes on agressiivne, kellest ma ei tea isegi, mida täpselt oodata. See oli minu elus low point ja lisaks sellele oli veel, mul olid Meeraga olid just tekkinud ka erinevad mured niimoodi, et ma tundsin tõesti nagu täielikult ennast tupikusse jooksnuna. Aga mul ei olnud muud valikut, et ma
olin piisavalt jonnakas, et ma tagasi seda koera ei viinud, sest et see tagasiviimine sümboliseeris minu jaoks seda, et ma oleks pidanud siis tunnistama, et ainult positiivselt treenida ei saa, et ma olen loll nagu lauajalg ja ja mida kõike veel. Ja mul oli Ronni pärast mure, sest et ma vaatasin teda ja ma mõtlesin, et aga mis variandid tal on? Sest et selline koer, kui ta läheb päris algaja koeraomaniku kätte, siis sellest asjast ei saa kuidagi head nahka tulla. Ja kui tõenäoline on, et tema juurde läheb nüüd järgmine inimene, kes on koeri treeninud ja võib-olla veel osavam kui mina, sorry, sellised inimesed ei käi varjupaigast koeri võtmas, nad on liiga targad selle jaoks. Et niisiis ma otsustasin Ronni jätta ja esimene mure, millega me tegelema hakkasime, oligi siis see tema ja Meera suhte klapitamine ja ressursi valvamise vähendamine. Seda ma hakkasin tegema raamatu järgi, sellepärast et toona ühtegi kursust ma ei leidnud, keegi mind selliselt step by step juhendada ei saanud, et sellest ei olnud mul abi. Seal on tüüpiline soovitus selleks, et koer ei valvaks oma toitu, on see, et võtta talt lihtsalt toitu eest ära ja sobra seal kätega sees ja siis pane tagasi. No ma ei hakka tegema seda koeraga, kes kaalub 40 kilo ja kes vaatab juba mind lähenemas, vaatab sellise näoga, et ta tapab mu ära. Selle asemel ma otsustasin siis teha seda samm-sammult väikeste juppidena ja tänaseks ma oskan neid ka teistele edasi anda, nii et ma olen pannud selle veebikursusele endale üles, et inimestel ei oleks nagu vaja otsida seda nõela heinakuhjast. Me saime selle ressursi valvamise lahendatud, me saime ka, peale seda ma pidin hakkama teda ja Meerat omavahel ka nagu suhtlema õpetama. Sellega oli ka tükk tegemist, sest et Ronni oli alguses hästi kohmakas suhtleja ja Meera kartis selliseid koeri. Ta oli nii palju suurem kui Meera ja ta oli täitsa nagu selline hirmutav. Aga jällegi võtsin, natukene õppisin nagu käigu pealt ise ja natukene õppisin Meera pealt, vaatasin, kuidas Meera teeb ja me saime selles mõttes nende kahe omavahelise suhtluse heaks. Ja siis, kui ma olin selle kõik ära teinud, see võttis mitu kuud aega, siis ma lõpuks tundsin, et me oleme valmis tegelema selle reaktiivsusega, ehk siis sellega, et Ronni reageeris teiste koerte peale hästi agressiivselt. Ma ei hakanud kõike korraga ette võtma, et ta reageeris samamoodi haukudes tegelikult näiteks oravate peale ja lehmade peale ja kasside peale, aga mul oli kõige lihtsam alustada koertest, sest et koerad on vähemalt nagu kontrollitud üksused. Niisiis me alustasime sellega ja sellega oli ka niimoodi, et minnes sinna algusesse ma sain teada, et ma pean minema veel 1000 sammu tagasi poole, sellepärast et kui Ronni nägi esimest korda 100 meetri pealt või 200 meetri pealt nägi siis seda teist koera, siis ma teadsin, et kõigepealt ma pean temaga eemalduma sellisele kaugusele, kus kohast ta tunneb ennast turvaliselt. Ja ma olin teiste selliste koertega juba nii palju trenne teinud, et ma teadsin, kuidas see nagu enam-vähem välja näeb. Aga Ronni näitas mulle kohe, et ta natuke teisest puust. Me eemaldusime ja lõpuks mul oli selline tunne, et ma ei tea, et mida see inimene, kes mul paariliseks oli, mida ta üldse meist arvab, sellepärast, et me olime täielikult kadunud juba silmapiirilt. Kui lõpuks Ronni peatus ja ütles mulle, et kui see oli jube koer. Aga see oli hästi oluline moment, sellepärast, et see näitas Ronnile seda, et ta saab mind usaldada. Ja üsna pea ta oli valmis tagasi minema vaatama, et kas see koer on seal alles ja me saime mingi, ka päris suure distantsi pealt küll, aga me saime teda vaadelda ja me saime seda trenni tegema hakata. Ja edaspidi iga järgmine trenn me saime alustada järjest lähemalt, tasapisi läks see asi meil niimoodi ülesse mäge, kuni siis tekkis see 6. nädala tagasilangus, millest me murelikes koertes tihtipeale räägime, et kui see distants on läinud järjest nagu väiksemaks, siis sa lähed julgeks, sa hakkad eeldama, et koer saab mingite asjadega hakkama, kuni siis ühel hetkel ta ehmatab ja tal tegelikult võib-olla ta ärevustase oli juba kõrgem kui muidu, et see on asi, mida me jälgime alati trennides. Eriti kontakttrennides on see, et see on see, mida meil treener aitab sul vältida natukene, aga häda on selles, et omal käel treenides tegelikult ikkagi kipuvad need asjad juhtuma ja siis juhtub selline asi nagu 6. nädala tagasilangus. See ei juhtu tingimata nüüd 6. nädalal, aga tavaliselt see on selline hetk, kus kohas see koer lõpuks läheb oma vana raja peale tagasi, et ta hakkab jälle reageerima ja omanikud ehmatavad ära ja loobuvad. Ronniga see nägi ka samamoodi välja, et ma mäletan, et me olime juba teinud ja meil oli juba nagu päris hästi ja siis ükskord oli niimoodi, et me läksime täpselt sama paariline oli meil, täpselt sama koht, kõik oli täpselt samamoodi
ja Ronnil oli lihtsalt, tal oli juba alguses niisugune kiun sees ja ta oli niisugune kuidagi nagu natukene nagu närviline. Ja too trenn ta lihtsalt igal võimalusel hakkas jälle haukuma ja isegi kui ma läksin kaugemale, siis ma pidin jälle nii kaugele ära minema. Ja mul tekkis niisugune tunne küll, et kas me jõuame kuhugi või mis siis saab. Aga ma ei jätnud seda katki sellepärast, et siis ma tegin väikse pausi, andsin talle natuke võimalust sellest stressi tekitavast trennist taastuda ja siis me läksime uuesti ja siis sealt edasi hakkaski pihta niisugune üles ja alla ja üles ja alla. Mis see üles ja alla tähendab, on see, et võtta, kui need distantsid on juba teatavale vahemaale nagu vähenenud ja koer näeb selgemalt seda teist koera, siis hakkavad teda need kehakeele märgid rohkem häirima ja neid reaktsioone tuleb rohkem ette niimoodi, et meil mõni trenn läks väga hästi, mõni trenn ta reageeris rohkem. See oli tore tegelikult, selles mõttes, et ma nägin kogu aeg arengut, aga samas oli neid reaktsioone ikkagi juhtus niimoodi, et mul tekkis küll kohati natuke niisugune tunne, et kas me liigume ikka soovitud suunas, aga tegelikult oli päris tore. Ja selle käigus avastasin ma nii palju vahvaid mänge ja meetodeid, mis meil on kõik need murelike koerte kursusele sisse pandud, sellepärast, et need tõesti aitasid. Üks sellistest asjadest oli näiteks ringis jalutamine, mitte siis nagu sellises väikeses ringis, vaid suurelt selliselt, et need koerad said üksteise lõhnasid nuusutada, kui see ring täis sai. Ja näiteks Ronni puhul ma nägin seda, et see aitas teda väga palju, et talle tihtipeale see ärevus teise koera suhtes oli kõrgem kuni selle hetkeni, kuni ta jõudis selle teise koera jäljeni. Kui ta selleni jõudis, siis ta vaatas, nuusutas, ja see oli nii vahva vaadata alati. Nuusutas selle teise koera jälge ja siis vaatas üle platsi, sinna teise platsi otsa eemale seda teist koera. Ja just kui mõtles, et okei, see lõhn, see on sinu lõhn. Väga tore, meeldiv tutvuda, mina olen Ronni ja siis ta kuses ka sinna. Ja teine koer sai siis tema kohta infot, et läbi selle ta sai tegelikult teada, et see ei ole mingi tont kuskilt võõrast kohast, vaid ta sai teada, et see on mingi päris elus, päris hingav koer on ja võib-olla hoopiski tore tüdrukkoer, võib-olla hoopiski tundub, et ta sööb häid asju ja ta elab head elu on ja ei olegi nii ohtlik. Ma räägin kohe peale pausi, räägin edasi sellest, et kuidas me siit punktist edasi liikusime, kuidas me neid distantse vähendasime ja mis siis ette tuli meil. Kui sinu koer hakkab tänaval jalutades kergesti haukuma või kipub tirima ja ta ei kuula sind üldse, või kui ta ei usalda sind justkui kõige olulisematel hetkedel, näiteks siis, kui sa tahad tal küüsi lõigata või teda pesta, kui ta on kodus puhkeajal rahutu ja närviline, võib-olla on ta isegi kedagi hammustanud või muul moel ohtlikuks kujunenud. Võib-olla sa juba tead, et ta kardab inimesi, koeri, autosõitu või pauke, aga võib-olla sa isegi ei saa aru, et milles täpselt probleem on. Siis kuula nüüd tähelepanelikult, mul on sulle midagi väga-väga ägedat. Kuidas sulle meeldiks, kui su koer jääks talle keerulistes olukordades rahulikuks ja küsiks ise rõõmsalt sinult suuniseid? Mida te siis koos teha jälle saaksite? Mis tunne see oleks? Kuni 22. veebruari südaööni saab liituda murelike koerte veebipaketiga 299 € eest ja sellest paketist sa saad täieliku selguse, kuidas, mida teha. Sa õpid selle koolituse käigus muutma jalutuskäike ja igasuguseid muid vajalikke tegevusi lihtsamaks niimoodi, et su koer tõesti kuulab sind ja teeb rõõmuga koostööd. Sa õpid vähendama probleemseid käitumisi ja sa saad igal ajal meie käest nõu küsida. Tänaseks sa ilmselt juba tead, et sinu koera mure ei lahene 1 nädala või isegi 1 kuuga, vaid see on pikem protsess. Meie teame seda ka ja ma võin sulle lubada, et sellest programmist leiad sa tegevust endale aastateks. See ei ole ühekordne, 1-kuuline või 2-kuuline investeering, see on pikem tegemine. Ehk siis kuni 22. veebruar südaööni saab liituda murelike koerte veebipaketiga 299 € eest koertekoolkratt.ee ja muide, tasuta kingituseks saavad kõik liitujad sellel perioodil kaasa isuärataja veebikursuse, mis aitab sul oma koera kodust väljaspool treenides maiustest huvituma saada, sest ma tean, et murelike koertega on tihtipeale see probleemiks, et need koerad ei võta maiuseid lihtsalt niisama. Neid tuleb harjutada seda tegema. Nii et koertekoolkratt.ee 22. veebruar, südaöö, ära siis maha maga, ma ootan sind ja ootan seda, et ma saaksin aidata sul sinu koera mure ära lahendada, et teil oleks jälle koos tore olla.
siit alates hakkasime me tegema siis neid murelike koerte edasijõudnute kursuse asju. Me hakkasime tegema näiteks sellist asja nagu jälitamismäng, kus kohas see on eeltingimus selleks, et me saaksime üldse koeri kokku jalutada, sest et tihtipeale, kui ma ei tea, võib-olla sinagi oled märganud seda, et kui sa oma koeraga jalutama lähed, teise koeraga, võõra koeraga, keda ta ei tea, siis alguses nad kisuvad üksteise poole ja kui su koer on või see teine koer on natukenegi reaktiivne, siis tihtipeale nad hakkavad enne üksteise peale reageerima, kui nad üldse teada saavad, kes nad on. Ja selle tõttu ma olen tähele pannud, et mõnikord on isegi parem, kui need koerad ootamatult ninapidi kokku saavad, et näiteks üks tuleb lihtsalt ilmub auto tagant teise nina jälle välja ja seda eemalt lähenemist ei ole. Aga ma ei soovita seda kohe algaja reaktiivse koeraga kindlasti proovida, sest et see võib lõppeda ka kaklusega. Aga see on üks asi, mida lihtsalt ma olen tähele pannud, et see mõnikord võib aidata teatud juhtudel, teatud kindlate koertega ja teatud kindlas arenguetapis. Aga jälitamismäng ongi see üks selline harjutus, mida me teeme murelike edasijõudnutes, et õpetada koeri teiste koerte järel kõndima ja sellega, et teised kõnnivad vahepeal meie taga. Seal on erinevaid viise, kuidas moodi saab seda ärevustaset langetada ja vähendada ja Ronni jaoks olid alguses need harjutused väga rasked, aga ta tegelikult õudselt ruttu nagu kohanes sellega niimoodi, et läbi selle jälitamismängu me saime ühel hetkel juba selliselt, et me saime teise koeraga paralleelselt, mitte küll niimoodi, et me neid kokku lasime, aga selliselt, et üks oli ühel pool tee ääres ja teine teisel pool tee ääres, me saime kõrvuti ka jalutada. Aga siis hakkas muidugi pihta see, et mingitel hetkedel ta täiesti lambist justkui minu jaoks. Sama koer, sama tingimus, kõik on nagu samamoodi ja ta lihtsalt juba kaugelt eemalt nägi teda ja hakkas röökima. Niimoodi, et ta ajas mind lausa närvi sellega, sest et mul oli nagu mingi, mis asja, sellega okei olnud. Aga jälle, see on üks edasijõudnute teemasid. Nad reageerivad vähem, nad reageerivad lühemalt, aga nad kipuvad seda nagu rohkem tegema. See on hästi huvitav element, mida võib-olla paljud ei tea. Ja mõni päev oli hästi ja mõni päev oli täiesti nagu niimoodi, et polnud mõtet üritadagi, et tegime hoopiski päris sellist algajate taseme harjutusi ja vaatasime väga kaugelt eemalt. Ja samal ajal ma tegin ka veotrenne edasi. Ronni puhul oli väga suureks abiks tegelikult selleks, et harjutada nagu teistest koertest möödumisi, oli hästi huvitavalt oluline element, mida ma oma õpilastele alati ei saa soovitada, sellepärast et seda on väga raske leida õigeid tingimusi ja seda õige tehnikaga läbi viia, aga mul endal nagu õnnestus seda edukalt teha, oli see, et me tegime veotrenne, pikkasid maid, 10-20 kilomeetrit olid meil sellised mõnusad distantsid. Ja sellise maa läbimisel sa paratamatult puutud asjadega kokku ja pead mööduma mingitest asjadest. Ja iga kord, kui me sattusime näiteks mingile karjamaale ja seal olid mingid lehmad, kelle suhtes ka Ronni oli reaktiivne, siis mis ma hakkasin tegema oli see, et kui me jõudsime sellesse kohta ja kui ta märkas, et seal on need elukad, siis ma andsin talle signaali, et võt nüüd paneme täie hooga. Nii kiiresti, kui sa saad, hakkasin ise tagant väntama ja innustasin teda liikuma. Distants selle möödutavaga oli suur, et me ei läinud mitte nagu lehma nina alt mööda, vaid see lehm oli kuskil 100-200 meetrit eemal karjamaal. Ja läbi selle tegelikult see kiirendamine ja eemaldumine oli Ronni jaoks niivõrd premeeriv ja niivõrd pinget maandav, et tänu sellele ta õppis, et ta saab tegelikult kiiresti mööda minnes, ta saab ka selle probleemi enda jaoks lahendatud. See oli hästi oluline võtmeküsimus. Ja hiljem ma õppisin, kuidas moodi seda sama efekti saavutada meil murelike koerte trennis ilma veo seda elementi lisamata, sest et olgem ausad, et kui me paneme koerale veotraksid külge sellisele suurele jõulisele reaktiivsele koerale ja lisame sinna kiiruse, siis võib igasuguseid asju juhtuda, et ratta peal on lihtsam seda kontrollida ja kuskil maapiirkonnas, aga kui me oleme kuskil väga avalikus ruumis, siis see võib väga kiiresti, väga halvasti minna. Et mul on üks lõbus näide ka, ma mõtlesin, et ma tahan seda kindlasti jagada, et ükskord näiteks oli, et ma olin see oli 1-3 korrast, kus ma Ronniga otsustasin minna Canicrossi tegema, ehk siis jooksma vedava koera taga, mis on muidu väga lahe spordiala, mulle väga meeldib, aga Ronniga see ei olnud mõistlik mõte, sest et Ronni ta oli nii tugev koer, et see oli pisut ohtlik, eriti arvestades tema seda reaktiivsust. Ja ükskord oligi niimoodi, et ma jooksin temaga ja siis läks meil tee pealt, läks üle tee jooksis kaugelt eemalt orhav. Ja
Ronni nägi teda ja ta sööstis sellele oravale järgi, sest et ta oli oravatoitel, ma ütleksin, et üks kõige suuremaid hirmusid ja ta läks täiesti paanikasse ja ta lihtsalt läks seda oravat otsima, et ta ära tappa, et see oht likvideerida siit maailmast. Ja mida mina siis selles olukorras teha sain? Mitte midagi, sest et see koer oli, muidu meie kaalud olid enam-vähem samasse auku, et mina olin mingisugune, ma kaalusin vist mingi 55, 60, midagi seal vahel ja mu koer kaalus 40, aga kuna tema poolelt tuli sisse see adrenaliin, kuna temal oli see jõuõlg läbi nende rakmete ja kuna mina olin juba liikumises, siis kõik füüsikaseadused töötasid minu vastu ja mul olid jalad õhus, kui ta lihtsalt nagu tõmbas mu kuskile põõsastesse. Ma lihtsalt lendasin nagu multifilmis ta järel, kuni ma sain ühest puust kinni ja siis ma lihtsalt rippusin seal selle puu küljes, mul olid jalad õhus, ma ei saanud jalgu maha panna, sest et Ronni ikka veel röökis seal ja kiskus igasse suunda. Ja ma lihtsalt rippusin seal ja ootasin, et millal mul nagu õnnestub ja lõpuks mul ei jäänud muud üle, kui mul õnnestus korraks, et Ronni nagu oma karglemisega seal ulatus mu käe ulatusse, siis ma lihtsalt võtsin kogu oma viimase olemasoleva jõuga, võtsin oma vaba käega, võtsin Ronni tagumiku nahast ja karvadest kinni ja tõstsin teda. Ja kui ma tõstsin teda, siis samal ajal ma mäletan, ma tundsin, kuidas mu jalad vajusid lõpuks ometi maha ja ma sain uuesti maha astuda. Ja nii kui ma sain nagu sealt maha, siis mida ma tegin, oli jällegi see, et selle asemel, et jääda sinna olukorda kinni, selle asemel ma tõmbasin Ronni kiiresti sealt välja, ütlesin talle, et davai, jookseme edasi ja siis me jooksime sealt ruttu minema. Rohkem me õnneks oravaid ei kohanud. Aga see oli selline huvitav ja naljakas seiklus, mis näitab seda, et esiteks asju juhtub. Asju juhtub siis, kui sa seda kõige vähem ootad. Ja see oli hea õppimise koht, et mida mitte teha, aga samal ajal ma pean ütlema, et mul on hea meel, et ma seda tegin, sest et see oli väga põnev ja avastuste rohke asi ja nüüd ma tean, et mis võib juhtuda sellistes tingimustes. Igatahes, lähme siis tagasi, et me saime ühesõnaga möödumised paika, me saime kõrvuti juba teiste koertega jalutada. Nüüd järgmine etapp, mis oli Ronni jaoks päris raske, oli see, et õppida teiste koertega päriselt ka suhtlema. Ta ei olnud pärast Meeraga tutvumist, ta ei olnud rohkem teiste koertega kunagi tutvunud, sest et see ei olnud turvaline. Ja ma tahtsin seda teha niimoodi, et ma ei tahtnud ohtu seada ühtegi teist koera, ega teda ennast ka muidugi, aga ta oli piisavalt suur ja kuri, et see risk oli. Nii et me tegime seda väga hoolikalt. Mul oli selleks jube tore abiline sõber Andri näol, kellel oli ka omal reaktiivsed koerad, et me koos tegime väga palju selliseid trenne. Ja temaga koos me tegime siis selliseid 1 sekundi nuusutamisi esimese hooga. Kuidas seda täpselt teha, seal on hästi palju tehnilisi nüansse, et seda ma õpetan murelike kursusel nagu täpsemalt, sellepärast, et seal on, kui natukene midagi valesti läheb, siis võivad koerad kaklema minna. Kuidas ma seda tean? Meie koerad ühe koerale läksid kaklema. Ja see oli hästi pahade asjade kokkulangevus, aga lahe oli selle juures see, et selleks hetkeks ma juba ka teadsin, mis tegurid seda mõjutavad, kuidas moodi seda vältida niimoodi, et tegelikult oli pärast hea tõdemus, et see kaklus ei juhtunud mitte lampi, vaid see oli ikkagi see, et meie poolt oli nii palju nagu asju, mida me oleks saanud teisiti teha. Ja edaspidi me tegime neid asju teisiti, rohkem neid olukordi ei juhtunud. Ja me saime selle kaklusega ilusti lahendatud, et keegi õnneks kedagi katki ei teinud ega midagi sihukest, et natuke ehmatav oli, aga selliseid asju võib ette tulla. Ja kui nüüd Ronni oli selliselt saanud tutvuda päris mitmete koertega, siis ma nägin, et tal tekkisid, see oli minu jaoks kõige magusam moment nende murelike koerte trennidega. Ma nägin ühel hetkel, et kui tal muidu oli tekkinud juba see refleks, et kui ta nägi teist koera, siis ta rõõmsalt tuli ja hüppas minu juurde, et kuule nägid, seal oli teine koer, liputas saba ja küsis mult maiuseid. See oli minu jaoks väga magus moment, aga minu jaoks veel magusam oli see, kui ühel hetkel ma hakkasin nägema, kuidas Ronni jalutas koera kõrval, vaatas teda, nuusutas korraks niimoodi ta kintsu, nägi, et see teine koer vaatab ta poole. Vanasti oli see selline olukord, kus Ronni oleks kiiresti reageerima hakanud ja rünnata üritanud. Aga siis Ronni oma uute oskuste pagasiga tegi seda, et ta keeras enda pea ja ennast nagu ära, läks tee äärde, nuusutas korraks,
kuses ja peale seda, kui ta oli seda teinud, siis ta oli mingi, nii saab ka probleeme lahendada. Ja ta hakkas üha rohkem ja rohkem teiste koertega kokkupuutel hakkas kasutama seda, mis on tegelikult normaalne liigiomane suhtlusviis. Et kui tekib pingeline olukord, siis ma ei pea minema kohe võitlema ja kellelegi pasunasse panema, vaid ma saan ka lihtsalt keerata pea ära, minna nuuskima ja rahustada selle teise koera enda kehakeelega maha. Ja Ronni muutus selles nii profiks, et ta hakkas seda järjest rohkem ja rohkem ise tegema, et see oli minu jaoks kõige maagilisem hetk, sest et lõpuks ma nägin teda seda tegemas ka siis, kui ta paar korda sattus täiesti võõraste koertega lahtiselt kokku. Kuidas see juhtus? Ta oli ise oma aias ja mingid suvalised võõrad koerad lihtsalt sattusid meie aeda, mitte kõik korraga õnneks, aga ükshaaval. Ja mina lihtsalt kuulsin, et mingi imelik hääl on väljas, läksin vaatama ja nägin, kuidas Ronni seisab seal aias, mingi võõras, mingi elukas on meie aias. Ja siis Ronni nagu vaatab abipaluvalt minu poole, et kuule, et mis me siis nüüd teeme. Et aga mulle meeldis just lahe oli selle juures see, et tõesti ta oskas kasutada sellel hetkel rahustavaid signaale ja läbi selle ennast sellest ebamugavast olukorrast ära päästa, selle asemel, et hakata kaklema kohe. Ja kui ta nüüd sellel tasemel oli, siis me hakkasime vaikselt tegema seda, et me harjutasime mitme koeraga korraga. Kohe läks olukord palju raskemaks. Kohe tuli minna päris palju samme tagasi, et edasi jõudnutas ka alati, kui me selle elemendi juurde lisame, tuleb arvestada, et distantsid peavad kohe suuremad olema, premeerimissagedus kõrgem ja nii edasi, sellepärast, et vaata, kui koera tähelepanu on hajunud, ta peab mitme koeraga korraga tegelema, kahte koera korraga jälgima, siis see on nii palju suurem pinge, et tal kõik see ressurss läheb nüüd jaotub 2 koera peale ära ja see tähendab seda, et tal on suurem tõenäosus reageerima hakata. Ja selleks, et see nagu jällegi lihtsamini sujuks, selle jaoks ma õppisin väga kiiresti erinevad viisid, erinevad olukorrad, mis on pingelisemad, erinevad viisid, kuidas seda koera maandada sellistes olukordades ja kuidas teda rahustada ja kuidas teda tasapisi nende liikumiste asjadega harjutada niimoodi, et järjest rohkem ja rohkem koeri võib selles grupis olla. Et need kõik materjalid ka sai üles filmitud ja meil murelike koerte edasijõudnute kursusele üles pandud, sellepärast et see on väga oluline oskus, sest et tihtipeale, kui me oleme oma mureliku koeraga jalutamas ja me kohtame tee peal ühte koera, siis see on palju lihtsam asi, millega toime tulla, kui siis, kui me sattume jalutama, kus on niimoodi, et on ühel pool koerad ja teisel pool koerad ja kolmandal pool koerad, sest et siis sellel koeral kuhjub hästi kiiresti see stressitase ja võivad asjad minna keeruliseks. Et sellel tasandil, kui me mitme koeraga trenni tegime, toimus nagu rohkem neid reaktiivseid momente ja jällegi mulle õpilased palju tõid mures, et oi näe, vaata, et me ikka ei ole valmis selleks tasemeks ja mul koer ikka on tegelikult ikka täiesti, me oleme 0 punktis tagasi, aga tegelikult see ei olnud 0 punkt. See lihtsalt näis sellena, et me ei saa vaadelda koera taset ainult selle järgi, et kui palju ta reageerib. Me peame alati vaatama seda keskkonda seal ümber, mis tingimustel ta reageerib, et kui keskkond on raskem ja tingimused soosivad rohkem seda reageerimist, siis muidugi see on reaalsem. Aga igal juhul Ronniga harjutamised viisid meid sinna, et lõpuks meil õnnestus temaga minna Kõrvemaa matkale, kus kohas oli üle 30 koera ja tegelikult see päev oli selles mõttes vahva, et kõigepealt see hommik oli täpselt selline jälle see moment, kus kohas oleks tahtnud hirmsasti loobuda. Sest et kui me uksest välja astusime, siis esimene asi, mida me nägime, oli värava taga mingi hulkuv lahtine koer, kelle peale Ronni kohe südari sai ja siis me läksime tuppa tagasi. Ma mõtlesin tükk aega, et kas see on nüüd hea mõte minna tagasi, sest et tema oli selline koer, et kui tal oli ühe korra päeva jooksul siuke südari olukord olnud, siis võis olla terve päev rikutud. Aga ma otsustasin ikkagi proovida. Panin ta autosse, sõitsime sinna ja kui me kohale jõudsime, siis oli niimoodi, et ma vaatasin, et okei, koeri on küll siin palju, aga what the hell, siin on nii palju hobuseid. Mingi hobusüritus oli ka seal samal ajal ja siis oligi niimoodi, et ma mäletan, et kui ma Ronni välja võtsin, siis see oli nagu selline Tetrise mäng, et kuidagi viisi selle mureliku koeraga hobuste ja koerte vahel nagu liikuda. See stardis kogunemine oli kõige raskem element üldse kogu selle matka juures, kus kohas võib-olla kõik need koerad polnud isegi kohal, sest et ma pidin kogu aeg jälgima kõike enda ümber, igal nurga pealt võis tulla koer.
kurb oli see, et tegelikult paljud tavalised koeraomanikud, kellel ei ole reaktiivset koera kunagi olnud, nad ei saa aru sellest, et nad panevad sind raskesse olukorda. Nad tulevad lihtsalt uitavad sulle lähemale, nad ei pane tähelegi. Nad ei mõtle selle peale, et see sinu koer võib-olla võib nende koera maha murda. Et nad lihtsalt tulevad ja siis sa pead kogu aeg nagu sättima ja jälgima ja vaatama, et sellepärast on sellistes olukordades alati hea, kui sul on keegi inimesest abiline käepärast, kellel sa saad paluda siis vahepeal minna ja öelda, et kuule, et teeme nüüd natukene distantsi. Meil oli seal õnneks paar sellist inimest olemas ja meil õnnestus see väga-väga hästi. Ja ma olen hullult uhke selle üle, sest et Ronni suutis selle olukorra üle elada, matka üle elada. Matkal ta jalutas kõrvuti teiste koertega ja matka keskel oli meil siuke vahva loeng, kus kohas kõik koerad istusid ja omanikud istusid ja kuulasid loengut ja me olime küll Ronniga teistest eemal, aga see oli siiski see, ta teadis, et seal on mingi tema mõistes 100 koera on ja siuke pikk passimine, see ei sobinud Ronnile üldse, ta oli hästi selline rahutu koer, aga tal tuli see nii hästi välja, sest me olime seda kõvasti harjutanud ja kui me minema hakkasime, siis ma mäletan, siis ta tegigi selle ühe ainsa haugatuse kogu selle matka jooksul, siis kui ta nägi järsku, kuidas see rongkäik hakkas minema, kui hanereas läksid need 30 koeradast mööda, siis ta ei saanud, ta pidi seal ühe haugatuse ära tegema, et no mis asja, miks teid nii palju siin on, kuhu te lähete. Aga see oli ka kõik ja me jõudsime sealt matkat ilusti õnnelikult koju. Ja pärast seda matka oli üks vahva punkt oli veel, et kui ma võtsin endale kutsika, siis selle kutsika tutvustamine Ronnile võttis ka omajagu aega. Just, et see kutsikas oli Piga juhtumisi ja Piga on väga-väga selline kiire ja tõmblem ja täpselt selline koer, kes Ronni jaoks oli kõige raskem selles mõttes, et esiteks ta liikus väga kiiresti ja teiseks Piga nagu autopiloot oli selline, et kui on imelik olukord, siis proovi lepitada. Ehk siis ta üritas alati minna Ronni nina alla ja siis seal väänelda ja tõmmelda ja joosta ümber tema ja siis uuesti väänelda ja tõmmelda. See oli Ronni meelest kõige õudsem asi üldse. Ma tutvustasin neid samm-sammult. Jällegi me oleme pannud murelike edasijõudnutesse need materjalid üles, et kuidas moodi tutvustada sellele murelikule koerale perre tulnud uut koera. Sest et see on jälle siuke asi, et kui seda lihtsalt teha niimoodi ropsti, siis võib minna väga hästi, aga võib minna ka niimoodi, et sul on 2 koera, keda see mitte kunagi enam kokku lasta ei saa ja sa pead kogu aeg neid eraldama ja see on kõige tüütum asi maailmas. Üks samm viis teiseni ja lõpuks ma sain selle, et Ronni aktsepteeris Pigat meie pereliikmena. Ta ei õppinud teda küll kunagi päriselt armastama minu meelest, aga sellest polnud midagi, sellepärast, et minu jaoks oli piisav see, et ta aktsepteeris teda ja ta oskas temaga koos olla ja kui tema jaoks ta oli tüütu, siis ta lihtsalt keeras ennast eemale ja läks ära ja mina ise aitasin teda ka, et ma suunasin Pigat alati ümber, et Piga ei kiusaks teda. Ja lühidalt kokku võttes selline oligi siis Ronni reaktiivsuse või selle koeraga suhete kogu treeningteekond. See koosnes väga-väga paljudest trennidest, see oli väga pikk projekt, see võttis mitu aastat aega, et sellest punktist A punkti siis sinna sellesse kõige lõpupunkti jõuda. Aga iga kuu, mis ma treenisin, oli pingutust väärt. See valmistas mulle nii palju rõõmu, see edusammude nägemine esiteks ja see lähedus, mis meil tekkis Ronniga ja see vastastikune mõistmine. Ma võin tänasel päeval öelda, et ma olin Ronnile nagu alati olemas olev terapeut. Et ma olin alati ta jaoks olemas, ma alati jälgisin ta vajadusi, alati arvestasin tema vajadustega. Ainus, millest mul kahju on see, et ma tegin seda enda vajaduste arvelt kohati ja tema kõrvalt oleks olnud ka keeruline seda mitte sellisel kujul teha. Sest et ta oli väga selline nõudlik koer. See koera teema, millest ma praegu rääkisin, see oli ainult üks Ronni muredest. Ronnil oli tegelikult, ma kirjutasin ükskord üles, tal oli 60 erinevat teemat, mille suhtes tal olid väga tugevad reaktsioonid ja nendest umbes pooled saime me tema elu jooksul lahendatud ja see oli väga-väga põnev väljakutse, aga nagu ma ütlesin, 10 koera ühes. Loodan, et sellest loost oli sulle igal juhul nagu abi, et sa said parema pildi sellest, et mida oodata sellise koeraga. Ma ütlen ka kohe ära, et see Ronni lugu on selles mõttes selline üks aeglasemaid variante, sest et Ronnil tõesti, tal oli väga palju pagasid, kui ma ta endale sain, et ta temperament oli selline, et kui ma vaatan neid koeri, kes meil täna murelikesse satuvad, siis enamus ei ole ikka nii hullud kui Ronni, et enamasti saab ikkagi kiiremini ja rohkem.
aga igal juhul ma tahaks öelda, et kui sul on ka kodus selline Ronni moodi koer või veel hullem koer, siis tegelikult parem on parem. Et alati tasub nagu liikuda selle poole, et ta asjad natuke paremaks saada. See annab nii palju juurde elukvaliteedile, nii sulle kui talle kui ümbritsevatele. Aga olgu, sellega ma täna lõpetan ja soovin sulle ilusat nädalat. Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulata ja kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinuga väga vedanud, sest sa oled siin. Õpid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe'i või liitu meil meililistiga, et sa järgmist osa maha ei magaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad. Näiteks ta kardab sul mingeid asju või ta haugub mingite asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled. Siis vaata kindlasti koertekoolkoratt.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik, ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma 100 õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul, ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.